Tšau, Merili siin ja ma soovin sulle tutvustada, mis meid ootab ees 2026. aastal. Mina olen Merili, olen abikaasa, 3 lapse ema. Mulle väga meeldib käsitööd teha, olen kõike siin loetelust läbi proovinud ja katsetanud ning olen jäänud kreppavärist lillede loomiseni ja see on see, mis mulle kõige rohkem on nendest kõikidest käsitöö variantidest siis meeldinud. Igapäevaselt tegelen ma sotsiaalmeediaturundusega, haldan sotsiaalmeediakontosid siis erinevatel klientidel ja, ja üks, mis mulle väga meeldib, on koolitamine. Mul õnnestus päris mitmes kohas käia siis ruumikoolitusi läbi viimas just greppilillede õppimisel ja järgmise aasta kalender juba järjest täitub, nii et ma loodan, et ma satun ka sinu kodukohta siis koolitust läbi viima ja loodan ka sind seal siis näha. Olen loonud Head soovid Youtube'i konto. Youtube'i kontol on erinevad õppevideod erinevate tehnikatega, mida sa saad siis käia piilumas vaatamas ja, ja siia lisaks nippidele ja roosikursustele olen ma pannud ka loomekomplektide tutvustavad videod. Et siis sa täpselt näed ka, et mis loomekomplektis on sees ja kui sa näiteks soovid kiirist valmistada ja vaatad loomekomplekti video läbi, siis sa saadki ise aimu, mida sul on vaja siis kokku koguda selle jaoks siis, et iirist luua. seal on ka kaheklambri tehnikad ja, ja kuidas kahevärvilist krepppaberit teha ja siia hakkab järjest edasi ka tulema erinevaid videoid ja tehnikaid, mis aitab sul lilli veel ilusamaks teha. Kingitusena, kui sa tuled nüüd seda lehte jälgima, ootab sind siis jõulutähe õpetus. Et ma väga soovitan sul tulla vaadata seda Youtube'i lehte ja panna sinna follow või siis jälgi, oleneb, mis keeles sul see on. Ja siis sa saad teavituse kohe, kui uus õpetus on valmis vaatamiseks, läbimiseks. Ja sellise jõulutähe õpetus on siis seal nüüd praegu täiesti tasuta olemas. Nii. Äh, Selle aasta maikuus otsustasin ma, et hakkan õpetama, kuidas krepppaberist lilli teha. Ma juba olin valmis sättinud oma vihikusse juba erinevad lillede õpetused, juba valmis kirjutanud, kui pikalt ma midagi, kui suure paberi ma võtsin, mis kujuga ma selle tegin, et oleks endal ka, et kui tahaks mingit lille teha, on hea võtta sealt kohe vihikust ja teha järgi. Ja siis ma mõtlesin, et ma jagan seda ka teistega. Nii et maikuus otsustasin ma, et teen siis tasuta krepppaberist roosikursuse, millele tuli osalema vist kirja pani üle 80 inimese gruppi, alguses vist jõutis üle 60 inimese. Aga eesmärk oligi siis ka teisi nakatada selle mõnusa tegemisega, krepppaberist lillede loomisega ja sealt edasi lõin ma lillemaagia kogukonna. Et need, kes roosist juba lummatud olid, tahtsid väga ka juba järgmisi lille õppida ja lillemaagia ongi just selle jaoks loodud, et oleks hästi lihtne ja mugav saada siis järgmise lilleõpetuse ja nii on mul ka endal hea olla järjepidev. Ja lillemaagia kogukonnas siis eelmisel aastal või noh, sellel aastal nüüd siis ikkagi, sellel aastal siis valmis lisaks roosile siis veel 6 lilleõpetust. Et järgmisena oli siis iiris, gladiool, päevalill, liilia, kerpera ja nüüd siis detsembris lisandus sinna ka jõulutäht. Nii et kui sa tahad liituda lillemaagiaga, siis mingi osa juba lilleõpetusi ootab sind. Kõik on kohe sulle avatud, nii et sa võid järjest valida, milline lill sulle kõige rohkem meeldib ja iga lille juurde olen ma pannud kokku ka loomekomplekti. Nii et kui sa soovid ka loomekomplekte tellida,
siis kirjuta mulle, ma annan sulle sooduskoodi, et neile, kes Lillemaagiaga on liitunud, need saavad siis neid komplekte soodsama hinnaga tellida. Ja nüüd, kui ongi natukene segadus, et mida see siis, kuidas see siis täpsemalt käib, siis ma lõin kaks paketti. Üks nendest on siis videopakett, kus on siis õppevideod kõik juba olemas, kõik need, mis ma nüüd eelnevalt näitasin ja kohe varsti tutvustan ka neid lilli, mis siis järgmine aasta on tulemas. Et sul on ligipääs kõikidele nendele õppevideodele, sa tasud ainult 10 € kuus, see toimub automaatmaksetena ja see on pigem neile, kellel on materjalid juba kodus olemas. Et põhiliselt me kasutame krepppaberit, traati ja liimi, et sellise kolme komponendiga saab ilusti kõik lilled valmis tehtud. Et kui sa elad kuskil keskuse lähedal või linna lähedal, et siia sul on hea ligipääs mõnele käsitööpoele, kus on need asjad olemas, siis see videopakett on just see, mida ma soovitan sul võtta. Ja sa saad olla liige nii kaua, kuni soovid, et see ei ole mingisugune kohustuslik, et sa pead olema näiteks 12 või 24 kuud. Nüüd minule ka üllatusena kõige populaarsem valik on hoopis kõik ühes pakett. Ja kõik ühes pakett näeb välja niimoodi, et kui ma kuu alguses loon õppevideo ja panen kokku ka loomekomplekti elemendid, siis ma saadan need sulle postiga koju. Et sa ise saad valida, millisesse pakiautomaati sa tahad, mis sulle lähim on. Et praegu see toimub enamasti Smartpostiga, nii et võid vaadata, mis sul lähemal on. Ma saadan sulle loomekomplekti koju, seal on kõik vajalik selle jaoks, et luua 6 lille. 6 lille on päris hea arv, mis juba täidab ilusti vaasi ära või siis on ka hea kogus, mida edasi kinkida. Et seal siis saad siis selle 20 € eest siis loomekomplektid, õppevideod ja uuel aastal on meil plaanis ka teha mõned live-töötoad ja eraldi ka Facebooki kogukonna, kus siis saame omavahel jagada enda tehtud lilli, küsida küsimusi, et seal ma olen sinu jaoks nagu kogu aeg siis olemas. Ja läheme siis nüüd kõige olulisema osa juurde, miks ma üldse selle video tahtsin sulle luua. Et ma tegin postituse, et milliseid lille te sooviksite uuel aastal õppida ja mõned vastused ma juba sain ka ja need panin ka siia ilusti ära juba. Et jaanuaris tuleb siis taaliõpetus ja loomekomplekt ja iga lille juurde siis loomekomplekt tuleb ka. Siis on piibeleht, piibelehed on meil siin selles keskmise pildi peal, see on nüüd kaardi põhjal, aga sellised me teeme siis vaasi. Nartsissid, krookused, kalla, rukkilill, moonid, et siin suve poole läheme selliseks põllulillede poole, siis hortensia, mis on siin kõige alumise pildi peal olemas, pojengid, mis on kõik ülemise pildi peal olemas, siis tulevad nelgid, roosipisk, mis on nagu selline hästi põnev ja kaunis lill, mida tahaks nagu täitsa õpetada teile. Ja siis preeriakell. Preeriakellad nad on lihtsalt nii kaunis, et ma endale plaanin küll teha nagu suurema kimbutäie siis neid vaasi. Nii, slaidid said otsa. Mul on väga hea meel, et sa oled siin krepppaberist lillede grupis. Ma väga loodan, et sa oled saanud proovida roosi tegemist. Anna kindlasti teada, kuidas sulle roosi tegemine meeldis. Et seal on videod natukene kehva heliga, aga me elame ja õpime, nii et uuemad videod on kõik juba tehtud mikrofoniga, et heli on ilusti korras. Ja, ja kindlasti jaga siis oma kauneid õisi meil siin grupis. Kui sa näed kuskil kuulutust oma kodukohas, siis kindlasti pane ennast koolitusele kirja, siis saame ka kohapeal kohtuda. Ja ma väga loodan, et sind peagi näha siis Lillemaagia kogukonnas, et kui sul on veel küsimusi, siis postita need siia video alla ja ma vastan neile suurima heameelega. Nii et ilusat aastavahetust sulle ja tegusat uut aastat. Tšau!